Hei, finantsminimalist siin. Seekord jäi mul selline ettevõtte silma nagu TextMagic ja nemad proovivad siis kaasata investoritelt 2,5 miljonit eurot ehk siis emiteerivad 500 000 aktsiat hinnaga 5 eurot tükk. Nende puhul on tegemist ettevõttega, kes pakub tarkvaralist teenust, mille kaudu sa saad saata oma klientidele SMS-e. See SMS võib olla täiesti vabalt selline, et kuule, tule homme poodi, sa saad -10%. Või siis ka selline, et sul on homme kell 12 arstiaeg, palun olla õigeaegselt kohal. Nende puhul on tegemist ettevõttega, kellel on konkurente väga palju. Sõnumi saatmise valdkonnas. Oma investoritel mõeldud presentatsioonis nad tõid välja näiteks 3 tükki. Message Media, ZipWhip ja Comify. Üks asi, mis TextMagicut eristab oma konkurentist on see, et ta on circa 10 korda väiksem. Üldiselt on nii, et mida suuremaks ettevõte kasvab, seda keerulisem on hoida ettevõtte käibe kasvu numbreid suurena. Aga tegelikult mind see absoluutselt ei murenda, sellepärast et seni, kuni nad suudavad seda käibe kasvu kõrgena hoida, nad tekitavad endale nii palju kliendibaasi uusi kirjeid juurde, ehk suurendavad klientide arvu, et nad võivad mingi hetk hakata sealt lihtsalt kasumit välja võtma. Ehk siis käibe kasv asendub kasumi kasvuga. Aga üldiselt ma vaatan ettevõtteid, kes pakuvad vähemalt 20% käibe kasvu aastas ja suudavad seejuures olla ka kasumlikud. Aga nüüd põhiasi juurde, miks ma neid otsustasin märkida? Esimesena tooksin välja selle, et lausa statistika kohaselt 97% ameeriklastest on olemas mobiiltelefon. Vahet pole, kas see on nutitelefon või mingisugune vana kooli, aga neil on telefon, kuhu sa saad SMS-i saata. Teiseks, sa saad saata SMS-i sisud kõigile. Sul ei pea olema selleks telefon Wi-Fi's või mobiilne internet sisse lülitatud, et seda sõnumit vastu võtta. Kolmandaks, ja ka mulle suureks üllatusega see, et inimesed reaalselt loevad SMS-e. Ehk siis 98% saabunud SMS-idest tehakse lahti ja 45% lausa vastatakse. See, kui sa seda teed lahti ja võib-olla kustutad ära, aga mingisuguse info su aju ikkagi salvestab ja hakkab nagu ettevõttest või sellest tootest mingisugust oma arusaama kujundama. Pagan, kas nad ikka maksavad õigel ajal oma arved ära või peab järgmine kuu jälle lükkama palgapäev edasi? Neljandaks, TextMagic küsib oma klientidelt raha ette. Ehk siis ettevõtte omanikuna ma ei pea muretsema selle pärast, et kas kuu lõpus maksavad kliendid õigeaegselt arved ära või mitte. Ka krediitkaardi pettused on Veriffi, Wise'i ja PayPaliga koostöös, ma arvan, suht miinimumi viidud. 5. Klientideks saavad olla ka väikeettevõtted, kes ei taha igakuiselt saata välja 1000, 10 000, võib-olla 100 000 SMS-i. Täiesti piisab sellest, kui sa tahad saada 5 tükki ja siis sa lihtsalt maksadki selle 5 SMS-i eest. Ja TextMagic on lihtne hinnastamine. 4 senti sõnum ja sellega asi piirdub. Vaatasin näiteks sellist konkurenti nagu SlickText. Neil on kõige väiksem pakett $29 kuus ja selle eest sa saad 250 sõnumit. See teeb siis lausa 11,9 senti sõnumi kohta. See on siis sisult ju 3 korda kallim kui TextMagic. Aga mida ma ootan ettevõtte aktsiast? Võib-olla kui vaadata 5-10 aasta perspektiivi, siis sihukest normaalset tootlust. Reaalsus on muidugi see, et pärast märkimist toimub mingisugune hull ralli. Aktsia hind tõuseb võib-olla taevasse, aga mingi hetke pärast hakkab rahunema. Ja ma ütleks, et vaadates majandustsüklit, siis tõenäoliselt aga käib korra võib-olla halba lipo hind ära. Aga sihuke 10 aasta perspektiivis ma ikkagi ootaksin talt vähemalt aktsia hinna 2-kordistumist, ehk siis keskmiselt 10% tootlust aastas. TextMagicu puhul on tegemist tarkvara, side ja telekommunikatsiooni ettevõttega, mida mõjutab ülemaailmne turg. Ehk siis, kui sa aktsiat ostad või märgid, siis arvesta seda nende riskidega, mis nagu globaalses majandus käivad kaasas. Aga selles korraks ongi kõik. Kohtume õige pea!